kas on juba täna õhtu või läheb kauem, et saab olema põnev. Ma arvan, et ma näen juba täna. Aga kas pildile saab? Seda ei julge lubada. Tuleb tunnistada, et päeva lõpuks ikkagi ei näinud karu. Karu väljaheiteid nägin küll. Aga karu mitte. Aga nägin ühte julget metsist, 2 tedrekana, 3 võtra. No käod kukuvad praegu igal pool. Võib-olla oleks näinud karu, kui oleks saanud jalutama minna, aga vihma sadas väga palju. Ja sellel ei olnud mõtet. Ja nüüd siis, kui saab jalutama minna, väga ilus õhtu on, siis on udu. Ja ei läinudki kaua. Esimene karu leitud. See must täpselt. Sööb võirilli. Helisin ligi karule. 2 olid, 2 väikest ka. 1,5 aastast. Näitan, kus auto on. Auto on see täpselt taga. Nii kaugelt, et see kased on. Sinna lageraia langile läks. Ja seal tuli välja, et neid on 2. Ma arvasin, et 1 kogu aeg. Ja siis seal nägin teist ka. Siis ma muutusin natukene kärsituks ja siis nad nägid mind. Aga päris hea. Kolmas karuga nähtud tänase hommikuga. Ja vot see noor isakaru pani mind küll proovile, et kui julge tüdruk ma siis tegelikult olen. Noh, ütleme nii, et siin on karujonne on siin sihtide peal kõvasti siin ja seal. Kõndisingi ühel teel siin. Hästi tobe tee on siuke killustikud. Siin ma jälle näen ka koera, kui suur see isane oli siis. Kurat, oli ikka päris suur. Okei. Ühesõnaga mingi 40-50 meetrit. Lasin tal tulla. Tuli täpselt minu suunas. Tuli metsast välja teele ja hakkas täpselt minu suunas tulema. Mina muidugi kükitasin maha ja ootasin siis, kui ta läheneb. Ja tüüp nagu, ma ei tea, tal oli vist mingi lõhn oli tal ninas. Ja ma ei tea, kas äkki mingi emase lõhn või, no mitte minu, vaid mõne teise emase lõhn, et ja ta nagu, tal oli hullult siht silme ees nagu, et ta teadis, kuhu ta läheb, et kogu aeg võttis lõhna. Ja tuli isegi jooksuga, ta nagu nägi mind. Ma kükitasin, ma olin maas. Ta nagu vist nägi, et midagi nagu on. Aga nagu, ma ei tea, mul tundus, et ta nagu arvas, et ma olengi nagu mingi teine karu. Siis ma tõusin püsti, noh. Ma oleks võinud 10 meetri peale lasta endale tulla. Ta pärast tuli mulle sülle.
ja vot siin oligi see koht, kus siis ma mõtlesin, et okei, 50 meetrit on okei praegu minu jaoks, et rohkem ei lase. Ja siis ma tõusin püsti ja siis ta nagu vaatas. Kahjuks ta püsti ei tõusnud, ma oleks nagu taanud ägeda pildi, kui oleks püsti tõusnud. Ei tõusnud püsti. Ja mis ta tegi? Kui ma püsti tõusin, siis ta nagu vaatas, aga kohe minema jooksnud. Ja siis ta nagu vist tegi paar sammu, hakkas nagu tulema minu poole. Sest enne seda ta juba nagu, ta nagu vaatas mind ja ta mõtles, et ma olen teine karu ja ta nagu isegi nagu jooksis mu poole. See võttis natuke mul jahedaks. Et nojah, ühesõnaga, isegi see, kui ma püsti tõusin, nagu väga teda ära ehmatanud. Siis ma ütlesin, kuhu tuled? Ja siis pani raginaga minema. Aga ta läks siia metsa. Sealt tuli. Läks siia metsa. Siis ta läks sealt üle selle tee jälle. Mina olin seal enne. Siis ta läks sellest metsast nagu paralleelselt nagu minu kõrvalt. Nagu. Tal oli mingi siht. Ta läks lihtsalt sealt metsast nagu, ta ikkagi läks selles samas suunas edasi. Lihtsalt vältis mind, läks sinna metsa ja läks edasi. Ma nägin pärast veel metsastada. Et tal oli mingi siht silme ees, mingi lõhn, et kuhu nüüd vaja minna nagu. Ma ei tea, kuskil pakutakse mett või on kuskil mingi külalavka on näiteks kell 12, kuhu ta sinna kiirustas. No tegelikult ma arvan, et eks ta mõne ema selle külla kiirustas. Aga jah, ühesõnaga 3. karu täna hommikul. Et siin kandis on nagu seda, neid teid on ikka meeletult ja siin on nagu see mets ka nii ära majandatud, et jah, mõne jaoks uuendatud, aga jah, siin on ikka paremad teed kui Tallinna linnas, ütleme nii. Ikka meeletud kilomeetrid, sihid, kõik ära nagu akseldatud. See on ikka nii huvitav, et need rabade ümber on, et see mets, kõik nagu ühtegi terviklikku metsasüsteemi Eestis ei ole. Kõik on nagu ära kraavitatud, ära sihitatud, mingisugused metsateed, väga ilusad, väga sõida ainult, ühtegi auku ei ole. Ma ei tea nagu, siin on muidugi rööpad ka need, väljaveeroopi-rööpad. Ka mingi 50 senti tuleb ära. Et selline on Eesti mets, et ma olen mõelnud selle peale, kui milline oleks, mis tunne oleks käia nagu mingi 10 kilomeetrit viisi, kus on nagu rabad ja metsad, üks massiiv. Seal vahel on juba mingisugused looduslikud heinamaad ja nii edasi, aga mis tunne oleks käia sellises katkestamatus inimese kätt mitte näinud metsad, et see on nagu, Eestis ma seda tunnet ei saa kätte, kui ainult rabades seal on 1 kilomeeter võib-olla seda puutumatut pindet. Aga Peipsi taga Venemaal on, et ma selles mõttes venelasi kadestan. Et oleks jah 36 aastat tagasi tahtnud Eestis pillistada. Siis kui Fredi Üssi noor oli. Aga jah, ma pean nagu tõdema, et karud lihtsalt nagu näevad nii kehvasti. Tõsiselt kehvasti näevad, et kui oleks see hunt olnud, hunt oleks ka kohe ära jooksnud. Aga samas nagu hundid mõnes olukorras on ka üllatanud mind, et nagu üldse nagu ei näe või mis värk on. Et kui karu ei saa nagu karu ei saa lõhna või siis ta ei näe, kes see on, siis ta ei saa nagu mitte tuhku karu nagu, et siis ta nagu ei oska karta, et siis ta nagu ei jookse kohe ära. On ikka vahnid sead need karud, näed. Mugivad siin neid võililli ja võtavad nii palju hamba vahel, et kõik kukuvad maha. On ikka karud küll, ma ei või.
oi, näed, kui armas, isane karu korjas mulle lilli. Ta vist ise ei julgenud mulle üle anda. nii nunnu. no veel üks. kui ilus kimp. See hetk, et karu tuleb minu poole. Ma ei tea, kuhu ma lasen talle tulla. Karu, isane ilmselt. Väga lahe. Ta nägi mind ise ära. Ma ei pidanud teda ära ehmatamagi. Ma lasin nii kaua tulla, kui ta mind nägi, et ta ära nägi. Ta läks jooksis sinna vasakule metsa. Nüüd ta seal metsa sees. Ja tuleb nagu ikkagi minu poole. Tuleb tagasi välja. Nüüd nägi ikkagi ära ja pani jooksa. Tahtis tee peale tagasi tulla. Üliäge. Ma üldse ei lootnud täna siit saada. Ragistab seal. Siukse lennuga pani minema. Puhkepaus. Ja käisin siis näiteks praegult seda karu, isa karu nägi, kes mulle jälle minu poole kõndis. See on täiesti võõras koht minu jaoks. Esimest korda olen siin. Valisin lihtsalt täiesti suvaliselt. Siin kus enam-vähem mingisuguseid metsasid on. Ja nii ta on. Ühesõnaga ma olen lihtsalt natuke väsinud, siis jutt ei ole eriti võib-olla sujuv, aga noh, tulemus on väga hea. Karudel läheb hästi, et see eksperiment näitab, et karudel läheb hästi, mis ei tähenda, et neid oleks väga palju. Karudel lihtsalt pole enne nii hästi läinud, kui täna meil siin Eestis. Ja kahju on sellest, et sellest nähakse tihti pigem probleemi, kui sellest rõõmu tuntakse. Et inimese jaoks on tihti nii, et kui hundi arvukus tõuseb, karu arvukus tõuseb, siis nähakse selles nagu probleemi. Et kui meie metsaasukatel hästi läheb, siis inimese jaoks on see probleem. Viimaste päevade kohtumistes siis õppinud olen, et karusid ei pea kartma. Kuigi mul siin paar tuttavat on kirjutanud Facebookis oma kogemustes, kus need siis kogemata põrkavad kokku karuga ja siis karu teeb mingisuguseid nende poole jookse, et kui karu tunneb mingisugust ohtu, siis ta teinekord võib paar meetrit joosta või 10 meetrit teeb sellise hoiatusjooksu. Mina midagi sellist ei kogenud, kuigi emakaru poegadega ma vist ei näinud, kuigi autoga sõitis ma ühes kohas. Tundus, et sel aasta poeg nagu siblas niimoodi selle kraavi perve peal niimoodi, et ilmselt kuulis autot ja siis siblas ruttu ema juurde. Aga mis ma nende isakarudega ja siis nende karupoegadega või 1,5-aastaste poegadega kohtumisest nagu järeldan, et nad kuulevad mingitel tingimustel ka üsna kehvasti. Kuigi räägitakse, et karud kuulevad väga hästi. Ja samas nad näevad väga halvasti, ma ütleks selle peale.
et noh, mul õnnestus ikkagi 250 meetrit nendele karudele lähedale hiilida ja nad ei kuulnud midagi, oli praktiliselt mingi 30-50 meetrit enne, kui nad midagi nägid või kuulsid, kuigi täiesti vaikne hommik oli. Et tuulise ilmaga on see arusaadav, et ei kuule. Et kui neil on oma askeldamised, tegemised, söövad seal midagi, siis nad ei kuule nii hästi. Ja isakarud, kes minu poole juhuslikult kõndisid, tavaliselt kõnnivad teiselt poole, et õnneks läks nii, et tulid minu poole, et sain head pildid. Nende käitumisest võib järeldada ka seda, et nad ikkagi, kui aru saavad, et on inimene, siis nemad kardavad. Ja eilse kohtumisega, et ma ise nagu reageerisin ja ehmatasin ta ära. Tänasel kohtumisel ma jäin rahulikuks, ootasin nii kaua, kuni ta mind näeb ja ise nagu ära läheb, et jah, üldiselt nad kardavad. Noh, inimese hirm on tema enda peas kinni. Noh, siis täna ta tuli nii kaua, kui ta mind ära nägi. Et see karu juba nagu ma kükitasin. Juba selle kükitamise peale ta vaatas, et mingi imelik asi ja pani jooksu. Jällegi ta pani jooksu paralleelselt metsa, aga läks siis paralleelselt kõrvalt edasi ja jätkas oma teekonda samas suunas, et tal oli jällegi oma mingi teekond paigas, kuhu ta siis tahtis minna. Ühesõnaga ma ei tunneta ikkagi mitte kuidagi nagu nende karudega kohtumisest, et nad kuidagi nagu on inimesele ohtlikud. Nendes on ikkagi seda hirmu neis endas nii palju. Teine asi on muidugi väga-väga lähedale emakarule. Aga kui ma mõtlen, et kui mul endal olid väiksed lapsed ja eriti nii-öelda rinnalapsed, siis see ema instinkt on ikka väga tugev ja võimas asi. Ja loomulikult, kui miski ohustaks minu lapsi, siis siit ei tule nagu sõbralikku käitumist, et loomulikult võib muutuda agressiivseks ka inimene. Et see on ju väga sarnane meil karudega, et karu ema lihtsalt kaitseb oma poegi ja see instinkt on väga tugev. Nii kogu enamus inimestel nagu on see ema instinkt. Ja tundkem rõõmu siis selle üle, et meil on karudel hetkel Eestis hea olla. Et neil läheb hästi. Et pea olema alati nii, et kui mõnel metsloomal läheb hästi, siis see on kohe probleem. Eksperiment on siis läbi. Kokku nägin 6 erinevat karu. Neist hästi pildile sain 3. Jah, nagu ka juba enne ütlesin, see, kui mõnel liigil läheb hästi, võrreldes siis eelnevate aastatega või aastakümnetega, siis see ei tähenda, et me nüüd peaksime neid hakkama kuidagi kohe represseerima või vähendama. Et nii kipub olema, et kui mõnda liiki on palju, siis inimese jaoks siis tähendab palju. Siis inimene tahab kuidagi seda teemaga tegeleda, peab seda olukorda probleemiks tihti. Ja kokkuvõtvalt siis öelda, et käisin ühes Eesti piirkonnas, mis on olnud kogu aeg karude rikas piirkond. Seega pole siin nagu mitte midagi imestada. Ja läksin täiesti võõrastesse kohtadesse, et täna hommikune koht näiteks oli täiesti võõras koht, kuhu ma siis eile ennast parkisin. Et esimest korda olin selles kohas, väga lahe koht, väga huvitav. Isegi võib öelda, et ma nägin nagu esimesel õhtul nägin ka 3 põtra, neid hästi ei näinud, nagu selles mõttes pildil ei saanud, ma nägin neid.
aga jah, et kitsi ja siis karusid nägin, eks ole, ja teisi loomi, metssiga, ilves, hunt ei näinud, et ühtegi hundi jälge nägin küll, jah, et selles mõttes, et see on hea, kui lähed metsa ja sa näed seal hommikuti või õhtuti siis loomi toimetamas, et see niimoodi peakski olema ja see peaks niimoodi olema igal pool, et aga tihti on nagu enamus kohtades on ikkagi nii, et võid käia kilomeetrid, võid käia ja sõita ja teha mida iganes, aga lihtsalt seal ei ole mitte midagi. Ühest asjast tahaks veel rääkida seoses selle karu eksperimendiga, et nendes kohtades, kus ma karusid nägin, et nendes kohtades nägin ma ka mesitarusid ja nendel mesitarudel ei olnud elektriaeda ja nad olid lihtsalt mingisuguste paeltega, riidepaeltega. Et siis ma nagu imestasin, et päris julge mesinik. Aga noh, selles mõttes, et mesinikud peaksid seda teadma või arvestama, et tegelikult see elektrikarjus hoiab ära neid kahjustusi, karu ei tule selle elektrikarjusega, aga üks asi on veel, et kui me räägime, et mesitarud ja karud, et ei ole nii, et 100% igal juhul karu läheb sinna. Noh, kui see koht, kus ma neid nägin, et noh, seal oli nii palju karusid, et kui karud oleks tahtnud, noh nad oleks seal nagu iga päev teeksid seal sistaks, et neid tarusid seal ei oleks, et see päris nii ei ole, et 100% karud tuleb ja teeb selle kahjustuse, et tuleb ja hävitab need tarud, et karud kõnnivad mööda nendest ja nad ei tee alati seda ja kui nad teeksid seda alati ja arvestades seda, kui hooletult on ikkagi päris palju mesitarusid Eestis niimoodi metsa all, metsa läheduses, siis arvestage seda, teadke seda, et siis nagu oleks ikka väga-väga palju rohkem neid kahjustusi ja ütleme ikkagi 3 korda rohkem. Et ma olen nagu ise näinud seda korduvalt, et karud ei tule igal juhul ja alati. See peab olema mingisugune põhjus, miks ja teab, et see on nagu varastamine või see on nagu mingisugune, et sa pead võitlema või et sa pead ega need mesilased ei ole ka karule meeldivad ja kes juba saab sealt mingi kogemus, et ei ole alati, et nad ikkagi väga meelsasti. Ja teine asi on see, et kui karu ei ole seda maitset suhu saanud, siis ta ei oskagi sealt nagu võtta või tahta, et ta ikkagi hoiab eemale. Teinud seda enda nii-öelda piirkonnas, kus mul on rajakaamerad väljas ja kus on ka mesitarud ja karud käivad seal terve suve läbi rahulikult ja ei puudu mingisuguseid tarusid. On tarud paigas ja käivad karud seal korduvalt läbi. Ja tihti on meedias ja igal pool, kui keegi räägib karudest ja tarudest, et just kui karu igal juhul, kui ta sealt mööda läheb, igal juhul ta läheb ja võtab selle. See on eksitav. Nii ei ole praktikas, nii ei ole. Et see jätke meelde ja kui see nii oleks, siis kulla mesinikud, te ei viiks enam mitte ühtegi korda oma tarusid metsa. Tegin siis paar nädalat tagasi eksperimendi ühes vaid mitmes Eesti maakonnas. Ühesõnaga 3 maakonna ristumispunktil enam-vähem. Ja täpselt ma ei ütle kus, aga tegin eksperimendi, siis vaatasin, kui kiiresti ma siis karusid näen. Ja sellel esimene eksperiment läks väga hästi, ma nägin
karu juba esimesel hommikul. Nüüd tegin korduva eksperimendi, kuna karupalaviki tekkis peale seda, kui nii hästi läks. Siis paar nädalat hiljem, kui ma jälle aega sain võimalust metsadesse tulla, siis täna ma siin nüüd lõpetan seda eksperimenti. Ja tulemus on selline, et tookord ikka mul tundub, et lihtsalt vedas või mingisugused kokkulangevused, sest et alles täna, nüüd 2,5 päeva hiljem, ma nägin esimest karu, isakaru. Ühes maakonnas nägin ikka tohutult palju karu väljaheited, iga 50 meetri tagant, aga karu ei näinud. Et siin võib olla 2 asja, mis on selle 2 nädalase ajaga muutunud. Esiteks see, et ilm on soojemaks läinud. Tookord, kui ma olin, siis väljas ei olnud nii soe. Nüüd on juba hommikul veel 7, lõõma päike ja väga palav. Et kui ma oleksin karu, siis ma ei tahaks selle suure karvakottega niimoodi ringi ajada. Et nad on vaiksemad. Ja ütleme nii, et mida rohkem suve keskpaiku, seda rohkem nagu nad vaiksemaks jäävadki. Et nad küll natukene ründavad siia-sinna, sõltuvad sellest, kus nad süüa saavad. Aga kui nad leiavad mingisuguse hea koha, kus siis on stabiilselt süüa, on vee, on vett ja neid ei häirita, ümber ei tehta raiet või ei ole mingeid muid häiringuid, siis see karu, tal ei ole vaja nagu tormata. Rahulikult. Ja jooksuaeg hakkabki tegelikult lõppema ja see ka tähendab seda, et nende liikuvus väheneb. Et peamiselt olengi näinud isakarusid. Isakarud, kes jooksuajana võivad natukene hooletud ja käivad siin seal ringi. Et peale jooksuaega on ka märganud, kui seal juulikuus tekib selline periood, et ma mõtlen, et huvitav, kas see karud on nüüd täitsa ära kadunud. Et peale jooksuaega nad esiteks on väsinud, teiseks otsivad endale koha, kus saab süüa, kui saab stabiilselt süüa, siis nad seal ka istuvad, seal ka elavad, käivad väiksesse metsatukka ära päevaks peitu ja õhtul jälle sööma. Et nii see nende päevakava tegelikult suvel ette näeb, et peale jooksuaega nad enam ei liigu nii palju. Siis on palju keerulisem karuga kohtuda. Aga kui tabad ära selle koha, kus ta siis hängib, siis seal võib teda küll ilusti näha.